jälle see väike tegelane siin. Oskad sa Margit öelda, kes see on? See on üks pisik, aga ma ütlen sulle, et see on üks väga hea pisik. No ere arva ära, mis pisik see on. No tegelikult tuleb mulle tuttav ette, ma olen päris kindlasti teda ühes raamatus näinud. Aga kui sa ütled, et ta on pisik ja raamatust, no siis on ta ju... Õigus, sa tead küll. See on lugemispisik. On ju lugemisaasta. Täpsemalt on ta luule lugemise pisik ja kui veel päris täpseks minna, siis on ta Ellen Niidu luule lugemise pisik. Ja nagu sa näed, ta on nakatanud terve saalikäie lapsi ja täiskasvanud. Minu meelest on ta väga ühe Ellen Niidu raamatu tegelase moodi. No kelle? Krõlli ongi. Muuseas mõte Krõllist kirjutada tuli kirjanikul just nimelt tema lapsepõlve mälestustes Tapal elamise ajast. Nimelt elas väikese Elleni kodus üks Krõll, kes tegutses salaja rosinakoti kallal. Ellen Niidu lugusid ja luuletusi on ikka ja jälle tore lugeda. Marika Rajuri ideest korraldada Ellen Niidu luule lugemise konkurss kasvaski välja etlusvõistlus Ellen Niiduga Midrimaal. Ja nüüd on juba aasta möödas sellest, kui noored luulelugejad tulid esimest korda Tapale kokku, et teha võistlu lugemist. Meile kõigile tuttav luuletaja ja lastekirjanik Ellen Niit elas Tapal siis, kui ta oli veel väike tüdruk. Ka oma päris esimesed luuletused kirjutas ta Tapal. Ta õppis Tapa koolis, mis tollal asus hoopis teises majas. Koolimajast jäid Ellen Niidule väga head mälestused ja just nimelt sellest vanast koolimajast kõneleb Ellen Niit oma pöördumises luulekonkursil osalejatele. Armsad luulehuvilised, head hingesugulased. Minu jaoks on see maja, kus te praegu viibite, erilise tähendusega. Ma olen siin õppinud küll ainult 1 aasta, aga see oli minu jaoks väga oluline aasta. Ma olen Tallinnas sündinud ja kasvanud, aga vahepeal 5 aastat elanud Tapal, käinud Tapa algkoolis ja 1 aasta Tapa gümnaasiumis. See oli see sama maja, kus te praegu olete. Siis oli see maja uus, just hiljuti valmis saanud moodne koolimaja arhitekt Alar Kotli plaani järgi ehitatud. Aga mitte ainult maja, vaid ka kõik see, mis oli maja sees, oli edumeelne ja ilus. Tapa gümnaasium oli kõrgetasemeline kool. Siin oli väga häid õpetajaid, kes jätsid sügava jälje õpilaste mällu. Mulle meenub see Tapa gümnaasiumi aasta 1942. Eeskätt seoses sellega, et just siis sain ma õieti esmakordselt sina sõbraks kirjandusega, eriti luulega. Ja see tutvus ning sõprus on saatnud mind läbi mu nüüd juba õige pika elu päevast päeva ja aastast aastasse. Luuletuttusest on saanud mu elukutse. Mind juhatas kirjanduse juurde meie õpetaja Diana Raev. Ta oli õieti joonistusõpetaja, aga korraldas ja juhendas kirjanduslingi tööd, oskusi ja innuga. Meie ilusas koolisaalis harjutas alailma innustunud deklamaatoreid ja näitevinglasi, mina ka nende seas. Õpetaja Raev tõi mulle oma raamatukogust luuletuskogusid, mida ma tema arust oleksin pidanud juba ammu lugenud olema, aga veel ei olnud. Sain kujutluse arvajate maailmast, tutvusin Gustav Suitsu luulega. Käisin õpetaja Raeva juures nõu küsimas luuletuste asjas, isegi veel siis, kui olin juba üliõpilane. Romaane tuleb lugeda, aga luuletusi peab lugema. Mul on rõõmus meel, et nii paljud kirjandushuvilised on seda taibanud. Soovin teile kõigile selle huvi püsimist. Aga nii nagu liiguvad inimesed ühest kohast teise ja vahetavad oma elupaika, juhtub ka mõnikord kooliga. Kool ei ole ainult maja, vaid ka inimesed, õpetajad ja õpilased ja päris kindlasti see omakooli tunne. Meie tänane võistulugemine toimub Tapa gümnaasiumi praeguses kodus. Siinkohal suur aitäh
gümnaasiumi kooliperele meid lahkelt vastu võtmast ja võõrustamast. tere luulesõpradele! Hästi soe tunne oli täna mööda seda teed koolimajja tulles, kus sai ikka väga palju aastaid, mida sai väga palju aastaid käidud. Ja siis tuli mul meelde üks lugu, et selles samas saalis olen ma ka luulekonkursil osalenud ja isegi edasi saanud vabariiklikule, ilmselt Rakveres, ma tean, et oli see võistlus, kuhu saadeti. No ega ma sealt kaugemale või midagi ma ei võitnud, seda ma oleks mäletanud, aga ma ei mäleta. Ju siis läks lihtsalt, et lugesin, armastasin luuletust lugeda. Aga selle Doris Kareva luuletus mängisime tookord aias kodu, see jäi mulle nagu meelde väga kauaks ja on ka praegu meeles ja jääb ilmselt surmani. Aga sellega juhtus selline lugu, et kui ma lavakunstikooli läksin 35 aastat tagasi, siis ma istusin seal ukse taga ja mul ei olnud mingit ettevalmistust ja ma polnud ennast kirja pannud ja voorud toimusid siis 3 päeval, mina teisel päeval sinna ukse taha sattusin ja mõtlesin, et saaks sinna saali sisse, et vaataks, mis seal toimub, et siis 2 aasta pärast ma lähen, et siis ma olen nagu ettevalmistatud, et ma tean, mis nagu vaja teha on. Aga Ain Lutsepp ei lasknud mind sinna ruumi sisse ja ütles, et no üks luuletus sul ikka on, et tule siia vahele, 127 oli siis sellel päeval viimane, et järgmine päev pidi 128 tulema. Ja siis ma olin 127A, läksin sinna ruumi ja mul oligi see luuletus, millega ma olin siis selles samas saalis esinenud. See oli mul meeles, ma olin seda endaga kaasas kandnud ja mul oli võimalus seal siis see ette kanda, nii et üks luuletus, mida sa südames kannad, võib teinekord su saatust määrata. Soovin teile ka, et vaadata ja kuulata, kõrvad ja silmad lahti, aga kõige tähtsam on ikkagi südamega. Ja juba enne, kui ma luuletusi lugema hakkasin ma neid kirjutama ja kirjutan tänase päevani. Ja loodan, et sellel aastal, kui üks ümmargune number täitub, et ma saan anda välja oma luuletuskogu. Sest ma armastan väga luulet lugeda ja see ongi üks rohkem isegi kirjutada, et oma mõtteid koondada ja öelda midagi sügavat. Ja soovin teilegi tänasel luulekonkursil julgust, rõõmsat meelt, sest ma tean, mis tunne see on ärev tunne. Ma lähen peaaegu igal õhtul lavale ja saalis on 500 inimest, kes tegelikult kõik hindavad, ütlevad oma arvamuse. Aga mina lähen seda tegema, mida ma tahan ja tegema nii, nagu ma oskan. Et ei tohi võtta eesmärgiks kõigile meeldida. Me ei ole 500 kroonised, et kõigile meeldida. Me peame andma oma hinge ja tegema ennast arusaadavaks. Ja ma usun, et te suudate seda ja olete täna väga tublid. Jõudu! Sinises meres, laste kilkavas peres, aina suples ja suples krõll. Jalad vees, nägu naljas, ise üleni paljas, 2 pihuga vett pritsis krõll. Naerul silmad ja naba, keelust käskudest vaba, lausa õhtuni vette jäi krõll. Pärast loojangut tema, käppa pidi ka tema, oma lastega koos tõmbas veest. Asjad korjati kippu ja siis joodi veel limpsu, jõi ka krõll lausa 3 eest. Õhtutund jõudis randa, lõpuks isale kanda, anti krõll ja paar väsinud meest. Kaevur ja kaevur, Eller nüüd. Tore poiss on kaevur, maa all tööd teeb tema, kole poiss on kaevur. Karjub, ema, ema, ma ei või, tema lõi, ta mu kommi ära sõi, karjub kogu aja. Õpetaja, see läks niipidi, ega läinud naapidi, see kirjuta see, aga mitte ei. Too jättis tegemata, too jättis lugemata, just nii. Mis sa seletist peletad, mis sa peletis seletad?